kutsume stuudiosse 2 turteltuvikest. Nokk. Tervist, härra. Rõõm. Palun. Te näete väga head välja. Tõesti, soeng on hea. Ja, ma 2 päeva ei maganud, ei söönud. Ma mõtlesin, ma olen täna õudselt pabinas, kohutavalt pabinas. Aga ma ütlen sulle, ma tean miks. Noh. Sest sa oled siin saates umbes 5. korda ja iga kord oled sa olnud erineva naisega. Sinu jutust nagu kõlab läbi, et raha on sulle ikka väga oluline. Ära nüüd kõike räägi. Mis mina räägin? Tegelikult, kui me juba räägime, et tõepoolest te olete 11 aastat koos elanud. Ei, selles mõttes, et selliseid... tead, siukesed, mida vaid me saame teha klassikalised. Ideaalna ja... Seal on, kas sul on mingi oma süsteem? Ei, stopp. Süsteemi pole. Aga ma mõtlen... Aga meil on, oota nüüd, aga meil on vähemalt ikkagi oli see, et tema on nagu kaotsi läinud motosportlan ikkagi. Aga ega see sinu peres ju siis lihtne ei olnud. Seda ju koolis ei õpetata. Ei. Eks ole. Kas on üldse mingisugust lahendust sellele olukorrale? Kuidagi väga selline... Depressiivne või? Depressiivsest läheme lõppu üles. Jaa, tõstame. Ja ütleme nii, et kuna Teedul on 2 last. Ma arvan, et kedagi ei huvita. Aga ma ütlesin talle, see on meeltesegaduses. Ma arvan, see polnud üldse meeltesegadus. Olgu, lõbus on, aga... Jõutus väikene õnnetus ja mõtlesin, et kuidas, siis ma esimesed korrad lihtsalt võtsin, läksin duši alla niimoodi koos riietega survepesuri. Väga tuttav tunne. Ma pean korraks seda lõbu rikkuma, sellepärast, et meil tuleb teha üks kiire paus. Naelutage ennast praegu diivanitesse, kus te istute ja pilgud ekraanidele. Siit ta tuleb. Hetkel on valus, tahan sulle mõelda vaid. Muud ei ma siis palu, ka su pilk kõik öelda võib. Keemere kalpidest sul teen oma hääle, panen sinna laulma üht viid. Kaugel kui olen ära, ei mu pärast sa hirmu tunne siis. Kui kaotan su silmist